Ireen. Õpime teiega täna mõistekaarti koostama. Teeme seda veebis. Veebi aadress on www.text2mindmap.com. Ma juhin teie tähelepanu sellele, et see veebi aadress vajab ette www. Vastasel juhul viib ta teid teisele aadressile. Oleme keskkonnas mõistekaardi loomiseks. Siia me ei ole sisse loginud, kontot ei ole loonud, me oleme tasuta keskkonnas. Konto loomisega me loome endale tasulise keskkonna, mis annab kindlasti suuremaid võimalusi. Meile sobib see siin väga ilusti. Tutvustan teile üldiselt seda tööaket. Töö käib tekstiväljal, nagu näete erinevate tasanditega, taanetega mõisteid on sisestatud ja kõik see, mis siia vasakule on sisestatud, avaldub pärast siin skeemina. Juhul, kui te olete nupule klõpsinud koosta mõistekaart. Alustame täiesti uue mõistekaardi tegemist, saame praktiliselt läbi teha. Võtan selleks nüüd on leht tühi. Koostame teiega koos samamoodi aastaaegade kohta. Esimene ja kõige tähtsam mõiste, mida me tahame lahti mõtestada, on aastaajad. Me tahame siit nüüd tekitada temale sobivaid järgnevaid mõisteid, ehk et missugused need aastaajad on. Tulen enteriga alla. Hetkel praegu programm ilusasti jättis meile selle taande. Kui ta sulle ei pruugiks siin jätta ja toob selle sõna siia joone vastu, siis taanet sa saad ka teha selle nupuga. See on tääb nupp siin ja kindla peale tuleb teda taandada. Juhin tähelepanu ka sellele, et tühikuklahviga eemale viia sa saad siin tekstina, aga pärast programm ei koosta sulle struktuuris õigesti. Paneme nüüd aastaajad kirja. Alustame kevadest. Nii, vahetasin ridu enteriga ja programm ilusasti andis talle juba mõista, et need on kõik sama tasandiga sõnad. Nüüd ma sooviksin aga kevadele lisada kevadkuud. Nii, tulen selle sõna lõppu, hiirega klõpsin, nüüd tulen enteriga alla ja näete, ma tahan kevadele luua alamtaset. Selleks lähen siin taandenupule, klõpsin uuesti siia ja nimetan need kevadekuud. Enteriga alla. Ikka enteriga vahetan rida. Nüüd ma ei tule enteriga alla, tühikut teha ei tohi. Nüüd ma hakkan suvekuusid nimetama. Klõpsin siia suve taha, hiireklõpsu, enteriga alla ja jälle on vaja luua taanet, sest ma tahan luua alamstruktuuri. Nii, kasutan seda nuppu. Sa võid klaviatuuri pealt leida tabulaatorklahvi, mis töötab samuti. Nii. Nii, nüüd enteriga ei tule, lähen hiireklõpsiga sügise taha. Nüüd tulen enteriga alla. Uue taseme loomiseks kasutan seda nuppu. Nii. Aga
ma tegin seda nüüd nii, et kui kas sa oled unustanud või mis iganes, saad teha ka selle taande kõikidele korraga. Soovin need kuude nimetused lükata sammu kaugemale. Nii tegin aktiivseks ja lükkasin selle tab nupuga. Mul on nüüd see tekstiliselt valmis. Selleks, et ta siia meile skeemi looks, peame siia nupule klõpsima, mis ütleb, et koosta mõistekaart. No nii uhkelt ta siia tuligi. Me saame teda siia endale vaateväljale tuua ja vaadata, et ta meil mahub ilusasti kaardile ära. Me saame siin keskkonnas nüüd ka eraldi kujundada. Hetkel on ta siin meil nagu gruppide kaupa värvitud, aga saame kujundustöövahenditega muuta seda värvimistaset. Nii, ja nüüd ta kasutas siin tasandi värvimist. Esimene tasand, teine tasand sinine ja kolmas tasand on roheline. Aga niisugune grupiline värvimine on silmale mugavam vaadata. Saame muuta siin fondi stiili. Samas tahan öelda, et see mulle meeldib. Saame fondi suurust muuta. Nii, siis vaatame, kuidas ta meil. Näete, ma ei klõpsi veel. Hiirega liigun nende numbritel ja siis ta näitab seda kaardi kujundust. Nii, kuidas oleks ilusam ja selgem. Paneme siis hetkel niimoodi. Samas saame muuta ka kaartide värvust. Võime muuta selle põhivärvi ära. No, võtame siit siis, kas või niisuguse. Lihtsalt näitamaks, et värv kaardil muutub. Nii. Talv võiks olla meil väga talvine värv. Vaatame, mis meil õnnestub. Sinine meil juba on. Me paneme nii. Kuna roheline on olemas, rohkem me siin ei pruugi muuta. Järgnevalt saame muuta selle joone värvust ja saame muuta joone paksust. Ma väga juhiksin tähelepanu sellele, et me ei tohiks üle pakkuda sellele kujundusega ja kujunduselementidega. Hetkel hakkab see joon nüüd tähelepanu endale tõmbama. Nii, hea meelega ma teeksin ta ikka sellised hallikamad. On silmale mugavam. Me töötasime praegu siin options nupul, ehk et need on, ütleme, kujunduseks mõeldud töövahendid. Me saame oma mõistekaarti muuta, kui ma olen leidnud, et kusagil on viga. Ja vea ma olen leidnudki sõnas sügis. Klõpsin siia ja panen talle korralikult viimase tähe lõppu. Kui ma olen siin muudatusi teinud, siis koostan jälle selle nupuga uue mõistekaardi. Nüüd on skeem meil koostatud. Keskkonda salvestada me ei saa, tasuta koostaja seda teha ei saa. Meie nüüd läheme laadime selle endale arvutisse, klõpsime sellele pilvekesele. Nii, ja me saame endale siin luua kas A4 formaadis PDF-faili või JPG formaadis pildifaili.
Pildifaili saab kasutada hiljem töödele lisades. PDF-fail on ise tööleht. Ma laadin siit PDF-faili. See on meie arvutites erinevalt seadistatud, kuidas kellelgi see fail allalaadimine nüüd väljendub. Mul tuleb ta siia alla. Selle faili, nagu te näete siin all, saadab keskkond meile omanimelise ja kõik need, mis sa selles keskkonnas lood, on pidevalt ühesuguse faili nimega. Sinu ülesanne oleks nüüd see fail endale avada ja oma arvutis õigesse kausta salvestada ja panna talle ka uus faili nimi. Nii, ja me oleme praegu PDF-faili vormingus ja leiame siit, näete, salvestusnupu. Salvestamisel kindlasti tuleb muuta faili nimi. Sellega on meil mõistekaart loodud. Väga loodan, et juhendist on teile kasu. Soovin teile head koostamist. Mina olen Margit Lindau.